Kui me täitsa ausad oleme, ma arvan, et ei ole inimest, kes ei laulaks südames seda laulu kaasa, mida Regina sa nii hästi laulsid ja Hardi ingellikult mängisid, teeb ju kadedaks, kes on vähegi kunagi gitarri proovinud käes hoida, mõtleb, huvitav, kus kohas saaks sellised sõrmed alla laadida, temust neid kindlasti tellida ei saa. Nii et suured tänud teile, teeme neile veel korra ühe aplausi. Tere minu poolt ka samamoodi ja mul on väga hea meel, et te olete tulnud, et me saame üheskoos tähistada. Ja tegelikult see sõna üheskoos, ma mõtlen seda tõsiselt ja rõõmsalt samaaegselt. See ei ole täna see õhtu, kus meie siin laval teame kõike. Ja isegi kui ma väga käsi lehvitades ja kõva häälega seda ütlen, siis lihtsalt sellepärast, et see on mu temperament. Mitte sellepärast, et ma kõike tean. Aga teate, meid on loodud Jumala poolt selliseks ja täna psühholoogid ütlevad samamoodi, väidetavalt ei saagi õnnelik üksi olla. Tuleb välja tähistada ka ei saa üksi, sest me oleme loodud selliselt, et kui me midagi oleme tundnud, midagi oleme kogenud, midagi avastanud, no siis oleneb temperamendilt, kas me vajame 1, 2 või 1000 inimest. Aga no igal juhul me vajame kedagi rohkemat kui see, kes lihtsalt peeglist vastu vaatab. Ja ma arvan, et sellepärast on Jumal tegelikult jõululoo alguses juba kohe pannud selle mustri tööle, et ka esimene jõulusündmus ei olnud lihtsalt Jeesus ja üks teoloog. Jeesus ja 3 pastorit või oikumeeniline kirikukogu. Ei, seal oli nii palju erinevaid inimesi, nii palju erinevaid sihtgruppe, kes olid kaasatud sinna. Miks? Sest tähistamise põhjust oli palju. Mina olen lugude inimene ja täna räägin teile ka mitmeid lugusid ja Jumal loojana tihti kõnetab minu elu läbi lugude. Ja sellel aastal ta teadis, et elu on kiire ja et pastor ka jõuludeks midagi ikkagi enda ellu saaks, tuleb teda varakult kõneleda ja puudutada. Ja see juhtus nendel, ma ei tea, 2 või 3 päeva, kui Rakveres lund oli vahepeal. Need olid need ainukesed 2 või 3 päeva, kus tallinlased olid kadedad meie peale. Me vähemalt mitmed sõbrad, üks Annes Ermaküla nendest, kes käis Rakveres ja ütles, et täielik ülekohus. Teil saab suusatada, vähemalt 1 päeva sai. Meil ei saanud Tallinnas isegi mõelda sellest. Ja nendel 2 või 3 päeval oli lasteaias ühes toredas õueseltskonnas. Poisid kutsuti tuppa sööma ja teadsid, et pärast sööki on häving, siis tuleb magama minna. Ja üks poiss osistas teisele, ära muretse. Ma võtsin lumerelva kaasa, pärast paneme edasi. Ja siis oli niimoodi, et mindi tuppa, söödi, no vähemalt õpetajad arvasid, et magati, tõusti üles ja söödi jälle ja kui hakati koju minema, siis see sama poiss ütles sõbrale, lähme nüüd, mul on lumerelv kapis olemas. Läks kappi ja selgus, ma sain pärast alles aru, mis see lumerelv oli. Loomulikult see oli lumepall. Alles oli jäänud loik ja võidurelvastumine oli täiesti luhta läinud. Ja mulle tundub, et tegelikult selliste suurte ootuste puhul ja suurte tähistamiste puhul võib juhtuda üsna lihtsalt nii, et meil oli lootus küll suur, et pärast mul on lumerelv juba kappi peitu pandud, alles on jäänud ainult loik. Ja siis mõtleme tagantjärgi, et mis siis oli? Kui palju sai süüa, appikene, seda me üldse ei mõtle, kui palju raha selle peale kulus. Võib-olla keegi veel mõtleb, et mis uudiseid ma lugesin. Aga ma väga tahan ja väga loodan ja kutsun sind täna lühikesele teekonnale kaasa, et need vähemalt 3 kokkuvõtet ei oleks nende jõulude järgi sinu esimesed mõtted, vaid esimesed mõtted võiksid olla midagi, mis tegelikult kaikus läbi kogu jõuluevangeeliumi. Ja Soli de Gloria oli siis, kui kirik võttis üle ladina keele, pani need 3 sõna ritta ja see on tegelikult läbi aastatuhandete kirikutes väga tuntud kiituslaulu algus. Au olgu Jumalale, Soli de Gloria. Ja tegelikult seda on huvitav vaadata, kuidas ikka jälle just selline kiituslaul ei tõuse üles mitte ainult kirikutes, mitte ainult jõuluteenistustel, mitte ainult kusagil seal, kus maailma kõige paremad koorid laulavad, vaid sellel hilissügisel tähistati 15 aastat väga erakorralisest sündmusest. Mõnes mõttes ma mõteldes selle peale avastasin, et see on nagu äge võrdpilt või väike kahvatu peegeldus jõululoost endast. Ja see juhtus Tšiilis, enamust olete ilmselt kuulnud, aga ma arvan, et see oli selline sündmus, mida meie siin Eestis iga aasta meelde ei tuleta, aga kui sa vaatad meediat, siis iga aasta see tõstetakse taas ja taas ja taas esile. Miks? Nimelt oli 33 meest jäänud peaaegu 700 meetri sügavusele lõksu. Ja tegelikult arvati, et sellest lõksust enam välja tulla ei saa. See ei ole nagu võimalust. Sellepärast, et kunagi ei olnud sellist päästeoperatsiooni sellises pinnases ennem tehtud.
Aga ometigi seal 700 meetri sügavusel oli üks mees, Jose nimi, no kes see ikka siis seal Tšiilis on, kindlasti on Jose ta nimi. Ja tema hakkas meestega koos palvetama. Ütles, et meil ei ole peale hapniku ja mõne üksiku konservi midagi muud alles jäänud, kui Jumala sõna, mida ma oma südames kannan. Ja nii iga hommikul ja iga õhtu nad tegid ühiseid palveid, tegisid ühiseid piiblitunde ja lõi seal koos nende meestega sellise rutiini, et kui 69 päeva hiljem esimene nendest tõsteti sealt maa sügavusest välja ja mitte liftiga koos, nagu tavaliselt seal liigutakse, vaid igale mehel oli tehtud selline spetsiaalne kapsel, mis sealt august alla lasti. Ja siis see esimene mees, kes sealt välja tuli, ei olnud Eesti klassikast, ei olnud, teate küll seda lugu Peipsi äärest, mida Juhan Liiv ei kirjutanud, vaid teised kirjanikud ütlesid, oi mehed, kurat, jalad põhjas. Vaid ta ütles selle sama lause, soli de gloria, kiitus olgu Jumalale. Ja natuke aja pärast, kui tuli teine mees välja, talle pandi mikrofon suu ette, siis ta ütles, mul tegelikult ei ole sõnu, millega Jumalat tänada. Sest see, et me oleme tagasi teie keskel, on ime. Midagi taolist tegelikult juhtus ju kogu inimkonnaga jõuluööl samamoodi. Nendel möödunud päevade nädalatel on ikka jälle erinevates Eesti meediakanalites tõstetatud küsimused. Kuulge, aga võib-olla see ikkagi on välja mõeldud jutt. Kõige selliselt kuraasikamalt ütles Kristel Paris seda Päevalehe artiklis ja siis seda siin ja seal ja kolmandas kohas tsiteeriti. Aga mulle väga meeldis tegelikult, kuidas see kutsus inimesi nagu kaasa mõtlema. Et mis asi see päris usk siis on? Mis see nagu see tegelik jõulu ja inimeseks olemise sisu on? Ja täna ka, ma tean, et ikka jälle osades kohtades ja osades kantslites öeldakse pastoritele, et kuule, võib-olla oleks aeg jõulujutlus jätta kõrvale ja rääkida milleski, mis on täna praegult just nüüd kõige relevantsem ja kõige päevakohasem. Aga lugedes sellel aastal pärast seda lumepalli lugu, et jõulude järgselt ma ei peaks ütlema, kui palju sai süüa ainult või kui palju sai raha kulutada, vaid saaksin öelda, soli de gloria. Jumal, ma olen sulle väga tänulik selle eest, mis ma kogesin. Ma olen lugenud kordi ja kordi Vana Testamendi prohvetlikke tekste Jeesuse Kristuse tuleku ettekuulutusest. Olen lugenud kordi ja kordi Luuke evangeeliumi, Matteuse evangeeliumi, Johannese evangeeliumi tekste. Ja teate, sellel aastal ma avastasin, et isegi Markuse evangeeliumis on tegelikult jõululugu olemas. Nii kui te lähete koju, see noored ja lapsed, see on väga äge jõululugu, see on üks salm. Võtke lahti Markuse evangeeliumi 1.1 ja saate öelda, lugesin läbi, tehtud. Mida ma olen avastanud sealt? Et kui me tänasel päeval ütleme, et me oleme täiesti nõutud, sest sellist segadust ja sellist arusaamatust nagu praegult viimase 2-3 aasta jooksul ei ole meie põlvkond tegelikult ennem kogenud. Võib-olla see põhjus on just sellepärast, et me oleme unustanud, kuidas Jesaja 700 aastat enne Kristuse tulekut vaatab sellele hetkele ja ütleb, aga teate, sünnib imeline nõuandja. Rahu, mille tegelikult definitsioonigi enam inimesed päris täpselt ei tea, sellepärast, et see, mis toimub geopoliitiliselt või see, mis toimub meie peredes või tihti ka see torm, mis toimub meie südames, on pannud meid küsima, et mis asi see rahu üldse on. Kuidas seda defineerida, kuidas seda sõnastada? Seesama Jesaja ütleb seal, aga teate, tegelikult tuleb rahuvürst. Keegi, kes mitte lihtsalt ei räägi rahust. Keegi, kes lihtsalt ei filosofeeri rahu teemal kaasa, vaid ta ongi rahu omanik. See on natukese nagu mõnes Saudi-Araabia sarnases riigis on seal naftašeigid. See maavara kuulubki talle, mitte ta lihtsalt ei vahenda seda. Või kui me vaatame tänase ajastu ühte kõige suuremat epideemiat, see on üksildus. See on tegelikult see tunne, et mitte keegi ei mõista mind. Ma ei tea, kas te olete ise seda tundnud või te olete olnud mõnede inimeste kõrval, kui te saate aru, et aga tal ongi õigus. Ükskõik kui palju ma pingutan, tegelikult ma ei ole võimeline tast aru saama. Sest see, millest on läbi tulnud, see valu, mida ta on kogenud, see raskus, mida tema elu on kuidagi lumepallina enda ümber keeranud, on selline, keegi ei suuda seda mõista. Aga just sellepärast Jesaja vaatab juba eele ja ütleb, aga teate, kui sünnib see poeg, kui tuleb Jumala lahendus, siis tema nimeks on Immanuel.
Jumal on meiega, kedagi ei ole jäetud üksi. Minu jaoks oli kuidagi nii hästi sõnadesse pandud kogu selle, et kas see jõululugu on ikkagi see päris lugu või peaks rääkima teistest asjadest. Intervjuu Postimehes Jaak Aaviksooga, kus ta räägib muudest teemadest ka, aga see üks lõik, seal on nii hästi, ta ütleb minu jaoks, et ei oskagi öelda, kuidas sellesse suhtuda. Aeg-ajalt neid jumala ründajaid ikka tekib läbi ajastute ja kas antud juhul on tegemist kahetsusväärse või naeruväärse juhtumiga, ma isegi ei oska öelda. Aga mis on ma sisulisema poole pealt pean ütlema, et usu vastu võitlejad on väga raske ülesande ette võtnud. Usk on inimloomusele nii omane ja ilma usuta ei saa me üldse toimetatud. Palju meil neid teadmisi ikka on, ütleb akadeemik. Enamus käib ju meil kõik usupõhiselt. Kui siis tahetakse üks kõrgusk välja asendada millegi muuga, siis tavaliselt tuleb sinna asemele kas ebausk, vandeteooria või umbusk. Kui sa mõtled, kas me täna saame juba ära otsustada, millisel moel me nendele jõuludele tagasi vaatame? Kas, kui paks ma olen, kui vaene ma olen või kui tänulik ma olen? Seda ei saa ennem ära otsustada, seda saab ju tagantjärgi vaadata. No kas ikka on päris nii, sest et mitu korda sa möödunud aasta jooksul läksid hommikul kodunt välja mõeldes, vaatame, kuhu me õhtuks välja jõuame. Ma väga loodan, et neid kordi liiga palju ei ole olnud, et sul on ikka mingi plaan olnud. Isegi kui sa ei tea täpselt, millisesse poodi see jõulukinke lähed ostma, sul on ikkagi plaan, lähen vähemalt Rakveres olles, vaatan Vaalast, teen seal või 3. või 4. kohas või kunagi oli see Vaalakeskuse vahva nali Põhjakeskuse üle, eks ju, et eks kõik peavad ükskord elus ka Põhjas ära käima. Et või käid Põhjakeskuses korraks ära ja tuled tagasi, aga sul on mingi suund olemas. Kui me tahame oma elule tagantjärgi vaadates öelda, tänu olgu Jumalale. Mul on põhjus kiita ja ausalt öeldes ma pean tunnistama, et mul ei ole sõnu, sest mu elu on läinud paremini, kui ma oleksin osanud arvata. Siis täna tuleb tegelikult võtta kaasa 2 sõna. Jõululugu tahab meile anda igapäevaellu ainult 2 põhimõtet. Meid on loodud, meid on kutsutud inimestena selleks, et me julgeksime kogeda Jumalat ja julgeksime jagada Jumalat. Need on nagu ühe jalgratta 2 pedaali. Need on nagu ühe lennuki 2 tiiba. Ilma tiibadeta ei lenda üldse. Ja me oleme natukese sellest alustekstist üles kasvanud, kus meile tundub, et kui tervet rehkendust ei jaksa. Tee poolgi ära. Ja teatud etappides elus see on täitsa sobilik ja täitsa normaalne. Aga kes teist lennukis akna kohal istudes ühelt poolt välja vaadates saab aru, et tiiba ei ole ja ütled, aga pole viga, teisest aknast üks paistab, et lähme ikka lendama. Ei, kui vähegi saaks, ma võtaks mingi teise lennuki. Aga oma eluga me aeg-ajalt lepime selle ühe tiivaga, selle ühe pedaaliga. Need samad mehed seal kaevanduse põhjas, sealt välja tulles, jagades oma lugusid, vastates intervjuudele, käies igal pool teleshowdes, nad ütlesid, et me saime väga hästi tegelikult aru, kui lootusetus olukorras me oleme. Kui need mehed ei oleks endale tunnistanud, millisesse situatsiooni nad on tegelikult sattunud, nad lihtsalt oleksid mõelnud, kuule mehed, mis siin, ma ei tea, 2-3 meetrit meie pea kohal, ma ei tea, ajame küünet teravaks ja kaevame ennast välja. Nad oleksid masenduses lõpetanud üsna ruttu. Või vastupidi, siis nad ei oleks välja tulles öelnud, et kiidetud olgu Jumal. Või gracias, señor, nii nagu nad hispaania keeles hüüavad. Vaid nad oleksid öelnud, kus te olite? Siin oli ainult paar meetrit, siin oli ainult mingi väikene muld ja te olete 70 päeva lihtsalt venitanud ja oodanud. Ei, nad tegelikult said väga hästi aru, kui sügavasse kaevikusse nad olid maetud. Ja ma arvan täna, sõbrad, see on üks jõululoo väljakutse meie jaoks, et me peame peeglisse vaadates, mitte haletsema ennast, mitte kuidagi lihtsalt masendunult nuhrutsema ja ütlema, et kõik on metsas. Aga me peame tunnistama, et iseenesest me sellest kaevikust välja ei tule. Me lihtsalt iseenesest inimestena ja persoonidena ei saa hakata heaks. Ei saa hakata kellekski, kes tagasi vaadates ütleb, et päris hästi tegime. Kui novembris oli see lumepallilugu, siis eelmine nädal kõnetas mind üks palve. Istusime ümber laua kihvti meeste grupiga ja mehed, ärge muretsege. See ei olnud see grupp, kus teie olite. Neid siin kohal ei ole. Et räägin ühest tundmatust jõululauast, tundmatutest meestest. See oli väga lahe seltskond. Enamus olid Eestis tublid ettevõtjad. Ja siis jagasime möödunud aastast, kuidas kellelgi on läinud.
tore oli kuulata meeste lugusid ja siis tuli palvering. Selles lauas oli nii, et kõik pidid palvetama. Ja mulle väga meeldis ühe mehe palve. Ja see oli minu jaoks võib-olla selle jõulude kõige sügavam jutlus. Ja ma sõna-sõnalt loomulikult ei transkripteerinud seda, aga mul jäid mõned mõtted sealt meelde. See oli nii tore, kuidas see mees palvetaja ütleb, Jumal, ma tänan sind, et sa oled andnud mulle täiesti uue elu. Ma tänan sind, Jumal, et sa oled andnud mulle nii ägeda pere. Anna andeks, et siis, kui ma sind ei tundnud, ma arvasin, et ma elan täieliku nõiaga koos. Täpselt seda sõna ta kasutas. Aga pärast seda, kui ma nüüd kohtusin sinuga, olen isegi mina aru saanud, kui imelise naise sa mul oled kinkinud. Ja kuidagi, tead, ma kõik muud asjad unustasin ära. Mõtle, kui äge. Selles on täpselt need kaks tiiva olemas. Et selleks, et see mees saaks aru, kui imeline elu tal on täna, ta pidi aru saama sellest, milline piip, ta oli siis, kui ta Jumalat ei tundnud. Ta tunnistas ise ka, et enne seda ma olin tegelikult nii sügavas kaevikus, et sealt ma ise välja ei tulnud. Ma vajasin, et päästja tuleks. Mul on hea meel näha, et siin on mitmeid päästjaid ametipoolest, kes istuvad siin ja mõned on seal taga. Olge väga õnnistatud ja olgu teil ka väga turvaline jõuluaeg. Aga me vajame, veel suuremat päästjat selleks, et inimestena sealt oma elu kaevikutest välja tulla. Aga tavaliselt siis me oleme ju kuidagi harjunud sellega, et kõik see on tingimuslik. Kui üldse midagi head minu ellu saab tulla, kui üldse midagi erilist mind saab puudutada, siis, teate küll, lapsevanemad. Kui sa ennast normaalselt oled valmis riidesse panema, siis me läheme homme kuskile. Kui sa tahad päriselt jäätist süüa, siis pese käed puhtaks. Mäletad, mis eelmine aasta jõulude ajal oli? Kui sa täna kohe magama ei lähe, siis homme mingit jõuluvana ei tule. Ja mõnes mõttes selles on oma tõde ka, sest me ilmselgelt elame sellises maailmas, kus on külv ja lõikus. Meil on teod ja selle tulevad tulemid. Aga teate, kui me loeme jõululugu, siis Jumal mitte ei tühista ära külvi ja lõikuse seadust, vaid tingimuse asemel ta hakkab looma hoopis võimalusi. Ta ütleb jõululoos, tead, kõige paremad riided on juba valmis pandud. Ma tean, et need sobivad sulle ja sa tunned ennast nendes ägedalt. Mine pane selga. Lähme. Tunneme elust rõõmu. Tead, mul on juba jäätise poe omanikuga diil tehtud. Jäätise eest on makstud. Pese ruttu käed ära ja lähme hakkame nautima. Ma tean, kui suur ärevus on tegelikult jõululaupäeva eel. Ma tulen ja aitan sul magama jääda ja usu mind. Selle aasta jõulud on veel ägedamad kui eelmise aasta omad. Maga rahulikult, ära muretse. Jõuluvana ei pane meie majast mööda. Täpselt samad lood, aga lihtsalt ühes seatakse tingimusi, teises luuakse võimalusi. Ja Jumal läbi jõululoo on igale inimesele personaalselt valmistanud selle oma kapsli, selle oma unikaalse šahti, millega ta sealt põhjatust sügavusest tõmbab välja meid. Seal, kus me olime, seal, kus me arvasime, et me oleme nõidadega kokku sattunud, pärast tuleb välja maailma kõige ilusam naine. Seal, kus me arvasime, et on jama, pärast tuleb välja, et ei, see jama oli ainult minu südames. Ja kui ma siis lasen Jumalal selle jama oma sees ära koristada, ma vaatan tagasi ja ütlen need 3 sõna. Sorry, the gloria. Ja teate, need sõnad ei ole mitte lihtsalt sellised filosoofilised esinemised, trikid, et ma saan ka jõululauas näidata, et õppisin mõned võlusõnad ära. Need ei ole lihtsalt mingid kirikulaulud. Aga kui te tulete korra sellesse mõttesse kaasa, need hetked meie eludes, kus me vaatame tagasi ja mõtleme, et jess, see läks veel paremini, kui ma arvasin. See oli lihtsalt nii hea, et ma ei oleks osanud ette kujutadagi. Jumal tahab pakkuda, et me vaadates tagasi oma eludele, vaadates tagasi jõuludele, mitte eirates raskusi, mitte eirates seda, et meil on olnud väljakutseid, meil on olnud kiusatusi, meil on olnud läbikukkumisi ja jamasi ka. Me oleme olnud seal šahtides, aga ta on tõmmanud meid sealt välja ja me vaatame ja ütleme, kui äge. Ja nüüd see teine pool.
üks pool on see, et meid on kutsutud kogema ja teine pool on see, et meid on kutsutud jagama, sest mäletate, me tegelikult oleme loodud nii, et me ei saa olla õnnelikud, me ei tähista, kui me oleme üksi, kui me ei anna seda edasi. Ja see on nii kihvt, need samad kaevanduses lõksus olnud 33 meest ei öelnud ainult kiitus olgu Jumalale ja mul lihtsalt ei ole sõnu, millega Jumalat tänada. Nad tegid kõik endale sarnased T-särgid, kuhu peale nad kirjutasid Taaveti laulude 95. laulu 4. salmi ja see oli see, tema käes on maa sügavused ja tema päralt on mägede tipud. No ma käisin suvel Alpides ja see kirjakoht on väga lahe minu jaoks ka, eks ju nii. Aga usu mind, need 33 meest mõistsid seda kirjakohta hoopis täiesti uuel ja unikaalsel moel. Nad olid saanud aru, et meid on nüüd kutsutud seda välja elama, mida me oleme kogenud. Mõtle, kui Arvo Pärt oleks otsustanud normaalse eestlasena, nagu ta on, mitte nagu mina, normaalse eestlasena, nagu tema on. See Jumala kogemus, mille ta sai ja mis muutis tema elu. Miks ma seda kellegagi jagama pean? Miks ma pean selle muusikasse panema? Miks ma pean selle pärast käima, ma ei tea, New Yorgis või miks ma pean selle pärast käima Tokyos või kuskil? Mõelge, kui vaesed me oleksime eestlastena. Meil ei oleks täna kedagi, kelle üle niimoodi uhkust tunda. Me ütleme, meie Arvo, muideks, Rakveres elanud. Lihtsalt sellepärast, et üks mees koges ja jagas. Või mõelge, kui C.S. Lewis kogu selles esimese ja teise maailmasõja kohutavas katastroofis ja keerukuses, kus ta ütles, et Jumal, see on nagu nii sügav kaevanduskatastroof, et sealt ei ole võimalik inimkonda välja tõmmata. Ja kõige selle keskel korraga ta kogeb Jumala armastust. Sest avaneb talle sellisel kujul, et ta otsustab seda panna kirjaliku vormi, milles sünnivad Narnia lood, mida üks mul lastest lubas praegult hüüda. Narnia! Me nimesid ei nimeta, aga kes tunnevad mu lapsi, teavad, kes see oli. Või mõelge, kui Toivo Tänavsuu saates igavikku oma ema ja kogedes selle kõige sees unikaalset lohutust ja Jumala hoolitsust, oleks jätnud selle kogemuse lihtsalt enda sisse ja mitte välja lastnud. Mis oleks täna saanud nendest tuhandetest inimestest, kes on tegelikult leidnud lohutuse, uue elu, täidetud värskusega päevad läbi kingitud elufondi? Miks? Sest inimesed on aru saanud, et ma olen kutsutud kogema Jumalat ja ma olen kutsutud jagama Jumalat. Ma tahan teiega lõpetuseks jagada 3. loo. Mäletate, lumepalli lugu, vaadake, et kapis lompi ei oleks, eks ju. Vaadake, et kapis lompi ei oleks. Siis, mis see teine lugu oli? Ja nüüd tuleb 3. lugu. 1888 jõuluaja lõpus sündis selline eriline mees nagu Karl Kaups. Ta on nii eriline, et enamus teist ei tea. Aga Sven Jonathan, meie üks endistest pastoritest, tegi magistritöö sellel aastal Karl Kaupsi kohta ja ma lugesin seda ja vaimustas mind. Ta oli nagu ikka. Ega Eesti elu oli tollel ajal raske, sündis, kasvas ja noore mehena saadeti esimesse maailmasõtta. Seal sai nii tõsiselt haavata, et jalg amputeeriti, talle pandi protees ja mitte selline protees, mida sa täna näed televiisorist ja mõtled, millise äpi võiks alla laadida, et see jookseks veel kiiremini kui mu tavalised jalad. See väga tõsiselt limiteeris tema elu. Ta sai pastoriks, oli Eestis mitmes kohas karjane. 38. aastal, kui olukord läks väga keeruliseks, ta otsustas kandideerida vastupidi baptistlikule arusaamale tollel ajal Riigikogusse. Ta tahtis anda oma parima, ta oli kogenud erilisel moel Jumalat ja ta tahtis seda jagada. Ta kandideeris Riigikogusse, sai seal olla kuni 40-ndani. Võim pöördus 44. aastal koos suurpõgenemisega kõigepealt Rootsi, sealt edasi Ameerikasse, New Yorki ja seal, vot see sama kogemus oli tema sees nagu nii suur, et mida ta sai seal teha, ta hakkas võitlema endasuguste eest. Kõigepealt, see oli hämmastav, need kirjad on alles, ta on kirjutanud Trumarile, Eisenhowerile, Kennedyle, Johnsonile ja nii edasi. Selleks, et aidata põgenikke, selleks, et midagi teha sõjas kannatanute jaoks. Ja tänu temale ja paljudele teistele tegelikult ka Ameerikas olukord hakkas muutuma. Aga tead, minu jaoks ei olnud tema suurus nii väga mitte selles, et ta ületas iseennast. Isegi mitte selles, et ta suutis olla kõnekas Ameerika presidentidele, vaid need kirjad, mis on alles jäänud, on tulnud osad Euroopast. Saksamaalt sõjapõgenike laagritest ja seal on tulnud tänukirjad. Suur tänu, et sa saatsid mulle eestikeelse ajakirja.
üks proua saadab talle kirja ja ütleb suur tänu, et sa saaksid mulle suhkurt. Ma ei ole aastaid enam seda tunnet saanud tunda, mida ma tunnen nüüd, kui ma võtan värsket suhkurt. Keegi saatis talle tänu selle eest, et ta saatis kraadiklaasi. Üks mees oli kogenud, et teda ennast on tõmmatud sealt alt välja. Ütles, et ma ei saa olla lennuk, mis ühe tiivaga lendab. Ma tahan jagada seda samamoodi välja. Ja ta oleks võinud lõpetada seal ja öelda, et ma olen nii suur tegija, et ma lähen ja jagan seda presidentide ja rahvaste ja riikidega. Aga ta ütles, et sellest ei piisa. Ma tahan olla see, kelle elu puudutab üksikisikute elusid samamoodi. Et kui nemad vaatavad tagasi sellele jõuludele, kui nemad vaatavad tagasi sellele eluetapile, siis ei tuleks sealt ainult, kui jube oli, kui raske oli, vaid mul tegelikult ei ole sõnu selleks, et kiita Jumalat. Ja ma tahan öelda, soli de gloria. Au olgu Jumalale. Head sõbrad, kohe varsti me läheme siit. Ja ma olen absoluutselt kindel, et eranditult kõigi jaoks on Jumal tegelikult valmis pannud selle õnnistuse lumepalli. Me peame endale meelde tuletama ja tunnistama seda, eranditult kõik me oleme selles iseenese kaevanduse sügavuses selliselt kinni, et ühel või teisel päeval me oleme kohas, kus me saame aru, sealt me ennast välja ei kaeva. Aga just siis, enne seda või pärast seda, tuleb võtta see julgus kokku ja öelda, Jumal, võib-olla ikkagi see, mida akadeemik Aaviksoo ütles, ongi õige. Ma pean maha panema ebausu ja umbusu ja õppima usaldama sind ja andma oma elu sinu kätte. Ja siis seda tehes, kõige nõutuse keskel korraga on imeline nõuandja minu elus päriselt olemas. Siis, kui ma tunnen, et rahutus on läinud üle igasuguse piiri, ma mitte ainult ei tuleta meelde, vaid rahuvürst, rahu omanik tuleb mu ellu. Ja ka siis, kui ma tunnen, et mu kõrval ei ole enam mitte kedagi, täidab mu südant korraga see tõotus, et Immanuel, Jumal on minuga just nendes hetkedes, kuhu mina olen jõudnud. Annab minu elule tähenduse ja kogemuse ja minu kaudu paneb selle teise tiiva ka teiste inimeste eludesse, minu riiki, selle rahva keskele, kuhu mind on asetatud. Soovin teile kogu südamest, õnnistatud jõuluaega. Tõuseme koos püsti. Ja kuigi mina siin ees palvetan läbi mikrofoni nende sõnade kõva häälega, siis ma kutsun sind kaasa praegult oma südames, oma mõtetes, avama ennast Jumalale. Leidma üles sealt sulle omane usk ja see julgus, et sinu elu päästekapsel on tegelikult olemas. Kallis Jumal, aitäh sulle, et nendel jõuludel me võime tulla ikka teile tagasi. Olla, võib-olla see on imelik võrdpilt, aga olla nagu need muruniidukid, kes tulevad oma laadimistokki tagasi. Sa ei ole kunagi mõelnud, et jõuluevangeeliumist lähtuv lootus peaks piirduma ainult tunni ja 15 minutiga jõulukirikus. Või mõnel üksikul hetkel, kui me kogeme kuidagi sellist surinat ja sooja tunnet oma elus. Vaid see on sõnum, mis on loodud kandma meid läbi igapäeva ja läbi igaviku. Aitäh sulle igaühe ees, kes on täna siin. Ja igaühe ees, kes vaatab meid läbi ekraanide. Ma palun, et sinu õnnistus, sinu arm ja sinu lohutus võiks puudutada iga üksiku elu. Isa, me täname sind koos heade hetkede rõõmu, kordamineku ja lootuse eest. Aga kui täna siin meie keskel on keegi, kes tunneb, et see kõik on mind unustanud ja maha jätnud ja alles on jäänud see pimedus seal kusagil sügavas kaevanduse põhjas, siis ma palun, et ka sinna võiks pääseda ja jõuda sinu lootuse evangeelium, sinu lootuse valgus. Isa, ma palun, et neil võiks olla julgust alandada oma süda ja palvetada ja öelda, issand, siin ma olen, tule ja päästa mind. Ja ma tänan, et sa oled meie elus ainult ühe palve kaugusel. Ja sellepärast me tahame olla need, kes jõulude keskel võivad juba vaadata jõulude lõppu ja uskuda, et ka meie võime olla need, kes saavad öelda, soli de gloria, kiitus olgu Jumalale, kes on päästnud mind kõigest. Jumal, me täname, et me paluda seda sinu poja Jeesuse nimel ja selle imelise nime auks. Amen.